Tere, olen Andres Lassen Eesti Perearstide Seltsi juhatusest ning olen sinu ees taas kord ühe videoga teemal, milline võiks välja näha üks kaasaegne ja tulevikku suunatud perearsti tarkvara. Kui sa oled sellele videole sattunud kuidagi juhuslikult, näiteks läbi YouTube'i, siis tea, et sarnaseid videosid on veel olemas. Nende nägemiseks pead lihtsalt allapoole scrollima ja kirjeldusest lingi lahti võtma. Sealt näed kõiki muid videosid, mida seni olen siis esitlenud. Käesoleva videoga tahaks näidata natukene lähemalt seda, milline võiks välja näha tõemetuslehe avamine ja sellega edasi siis manageerimine. Nii, võtame kohe prototüübi lahti. Ja kui ei eksi, siis prototüübi vaade peakski sinu ees olema. Praegu on mul ees Argo Oja, see on hetkel täitsa suvaline patsient, kes mind väga ei huvita, sellepärast et ma näen siit ülevalt ribast, et mul on tulnud üks uus teavitus siis ja ma klikin selle lahti ja digiloo e-kirjadest näen, et Peeter Sarv on mulle digiloo kaudu esitanud siis avalduse tõemetuslehe avamiseks, et klikime selle siit lahti. Et mis siin siis näha on, et inimene on ise saanud digiloost valida siis oma tõemetuslehe avamise teemat. Täpsemalt siis, et ta on haigestunud ja valinud tõemetuslehe põhjuseks haigestumine. Ütleme, et kui isa või ema tahaks hoolduslehte avada lapse hooldamiseks, ta saaks ka näiteks seda valida ja teatud muid tõemetuslehe liike täpselt samamoodi. Oleme ette kujutanud, et tarkvara võiks automaatselt juba olemasolevatest registritest võtta siis välja inimese ameti, et saaks teha ekspertiisi selles mõttes, et kas need sümptomid või see haigus, mis inimesel on, et kas ta päriselt ka saab või ei saa siis seda tööd teha. Lisaks, nagu siin on näha, siis inimene on saanud panna oma selgituse, et miks ta tõemetuslehte soovib. Antud juhul on tegu siis järsku alanud tõenäolise ülemise viirusteede haigusega, et inimene sooviks avada haiguslehti ja teha ka COVID-i testi. Lisaks kõigele sellele, inimene on valinud sellise eeldatava perioodi, et kui pikaks ajaks tal siis tõemetuslehte on vaja. Et kellelgi meist ei ole olemas kristallkuuli, millega tulevikku ette ennustada, et see on selline esmane prognoos, mida saab alati muuta. Mis võimalused mul kui arstil, või ütleme, et kui tõemetuslehega tegeleb pereõde, et mis võimalused siis on? Laias laastus on neid võimalusi 3 pärast seda, kui inimene on oma soovi edastanud. Ma saan selle tõemetuslehe kinnitada, ma saan sellest keelduda ja kui ma näen, et siin protsessis on mingid vigu olnud või mingid muid asju, mis ei sobi kuidagi, ma saan katkestada ka selle. Antud juhul täitsa valiidne tõemetuslehe soov, et ütleme, et ma tean ka seda inimest, et ta ei kuritarvita tõemetuslehe võtmist. Panen siia kinnitan ja näen, et haigusleht on siis avatud. Ja mis siis selle inimese vaates juhtus? Anamneesi alla on tarkvara genereerinud automaatselt siis patsiendi anamneesi digiloo vahendusel. See sama tekst, mis eelmisel lehel oli just näha. Lisaks on raviplaani all näha, et tõemetusleht on olemas ja mis edasi? Inimene soovis ka koroonatesti määrata, et võtame korraks labori lahti. Kirjutan siia koroonaviiruse testi, SARS-i viirus ja võtame siis selle valiku. Ja mis siis veel näha on, et kui kiiresti vastus laborist tagasi tuleb, kui inimene on testil käinud, kui ta see nina-neelukaabe on tehtud. Lisaks testi maksumus ka, mida saab siis patsiendile ka teavituseks saata. Tellime testi ära, näeme uuesti, et test on edukalt läbi läinud ja samamoodi nagu tõemetuslehega on siis ka tarkvara genereerinud automaatselt testi tellimuse kui tegevuse mul siia ilusasti dokumenteerimiseks. Siis panen kirja ka mõned inimese ravisoovitused, panen natukene täpsemalt kirja, et mida ta võiks teha enesetunde parandamiseks, tarvitada natukene põletiku ja valuvastast paratsetamooli ja kui inimesel läheb hullemaks, võtta kindlasti ühendust, et mitte jääda ootama. Et soovitused on siin kirjas, muulgas ka
2 automaatselt genereeritud soovitust on ju selle põhjal, mis ma eelnevalt olen teinud, ehk et haigusleht on avatud ja koroonaviiruse proov on tellitud. Ja need ravisoovitused ma saan inimesele edastada tagasi digilukku, et kui ta oleks minu visiidil, ma saaks need ka välja printida, aga antud juhul inimene võttis minuga ühendust digiloo vahendusel, siis ma edastan need soovitused digilukku kui ühte turvalisse portaali.